Tere jälle! Kui ma eelmises videos näitasin teile staadioni fitnessi, siis täna vaatame staadion fightingut. Ehk siis tegelikult freestyle fightingut, mida te kõik kindlasti olete näinud. Freestyle karate, freestyle fighting oli ka minu suureks kireks kunagi. Ja miks just freestyle? Freestyle on selline vähem formaatne või formaalne, ta ei nõua väga palju füüsilisi omadusi, erilisi. Ja tegelikult on see, et freestyle'i puhul piisab täiesti põhiteadmistest tihtipeale, et saavutada üks või teine tulemus. Aga ma siis näitan täna 3 käelööki, 3 plokki, 3 jalalööki ja millega te siis saate opereerida ja omandades neid asju, mis ma siis siin täna näitan. Sellest saate ka juba endale mingisuguse aimduse või mingi sissejuhatuse teha. Loomulikult ei ole see treening, see on sissejuhatus. Nii et jah, aga siis hakkame peale käelöökidest. Keeran natuke diagonaali, siis näete paremini. Esimene on tavaline sirge käelöök ette, kas siis parema käega või vasaku käega. Mida tuleb tähele panna löögitehnika juures? Löögitehnika juures on see, et ei löö ainult käelihasega, vaid actionisse läheb kogu keha. Sisuliselt löök tuleb puusast. Ja õlg läheb samamoodi, et lüüa nagu eesmärgist läbi. Samas ajal unustage välja hingamist. See on sirgelöök. Ehk siis, kui ma näitan teil aeklubis, siis sisuliselt puus viskab käe linguna välja. Teine on samamoodi. Kogu maist on aktsioonis. Edasi, siin me tegime sirged löögid. Nüüd käega saab teha ka kaarlööki. See on siis, kui sul on vastane on sul tulnud lähemale. Siit me tabame vastast veel kaugelt. Aga kui sul on vastane lähemal, kellele öelda siis, on kaarlöök käega ühelt poolt ja teiselt poolt. Ühelt poolt ja teiselt poolt. Nii. Tabamispind käelöökide puhul 2 esimest pöidlanukki. Või võrrelda käelapanukki. Nii. Samamoodi võite saab kaarlööke teha ka alt. Jälle on puus actionis ja hingame välja. Harjutades seda, neid hingamist seda automaatselt tuleb see kasvab teile nii-öelda seljaaju luuüdi kondi sisse. Ja kõige lähemad, ja 3. käelöögi variant, kõige lähemal on siis küünanukiga. See on siis, kui on vastane teil juba väga lähedal või olete tema haardes ja teil ei ole võimalik sooritada pikka käelööki, aga teil on võimalus küünanukiga kas ülevalt või samamoodi ka alt sooritada. Küünanuki löök. Need olid käelöögid, edasi jalalöögid. Jalalöökidega on nüüd niimoodi, et kõige tavalisem jalalöök on otse ette. Ehk siis lööte tavaliselt, lüüakse otse ette, jalalaba sirutatakse natuke välja ja tõstetakse see päka osa püsti. Tabamiskoht on siis see päka alune. Nii, otse ette, kõige paremini. Nüüd asi, mis vajab natukene rohkem harjutamist, on kaarlöök. See tähendab seda, et kaarlöögiga siit külje pealt. Niimoodi. Tabamiskoht jalalava pealne. Siin samasugune variant on veel, mitte samasugune variant, aga sarnane variant on veel ka seda, et pöördelt aga lööme külje peale ja jalaga, kas jala välist servaga või kui jalalaba ei paindu, võib lüüa ka täistallaga ja kannaga.
sedasi. Ja jalalöögid on siis tavaliselt selleks, et kaele pikemat distantsi ära hoida, aga samas kaele lühidistantsil on ka samamoodi. Lühidistantsil on löögid põlvega. Või ka siis külje pealt, kui õnnestub. Tavaliselt võtame vastase pea ja lööme siis rihidesse alla. Need on siis 3 jalalööki, 3 plokki. Kõige tavalisem plokk, kas siis kaarlöögi või ülevalt löögi eest pähe. Lihtsalt pöörate ära, natukene pöörate ära ja tõstate käe enda kohale. Alati on soovitatav koos plokiga löögi eest ka ära liikuda. Efekt on suurem. Kui te näiteks liigute siit ära, siis on see, et te saate ka minna siit alt kontrarünnakusse. Kas siis käega või tuleb ülevalt jalaga alt minna kontrarünnakusse. Teine järgmised plokid külje pealt või kätte. Lihtsalt, tavaliselt pange käsi peale. Lükake kõrvale. Lihtsalt käsi vastasele peale. Pöörate ennast eest ära. Panete lihtsalt ründavale käele peale. Lihtsalt suunate selle ploki ära. Ja kolmas plokk, mis ei ole enam käega, vaid on jalaga. Samamoodi te võite ka põlvega võib ka blokkida näiteks löökide eest või hoida distantsi. Panna ette oma põlv, jalg või ette või samas ka see tule või kui ta tuleb, plokk, kontra. Plokk, kontra. Selline asi. Nii et kordame siis üle. Sirged käelöögid, kaarega käelöögid ja küünanukilöögid. Jalalöögid otse ette, kaarega, siis küljele, praegu välja hästi, ja löögid põlvega. Nii. Ja plokid olid siis ülevalt, keskelt, käsi sealt peale või ka siis alla lükata ja plokk põlvega. Plokk põlvega ja kontra. Sedasi. Aga praegusel hetkel siis aitäh vaatamast ja kohtume jälle mõnes uues videos.